käisime, Kati käis juuksuris, siis me saime Solarises kokku ja siis mul on alati, ma pean niimoodi ma pean alati nagu pingsalt jälgima, kui ma Katiga kokku saan, et ma kardan alati, et ma ei tunne teda ära siis, kui ta on juuksuris käinud. Aga seekord mina ei tundnud sind ära hoopis. Sul oli uus tagi. Ja, siis ma käisin Oonaga Humanas ja siis ma ostsin endale uue punase tagi, mille Kati maha laitis ja ma kiiresti selle koti peitsin. See on uus elektribuss sõits mööda praegu. Ai, jalga võiks olutada järsku. Ühesõnaga käisime Oonaga mööda poode, Oonal oli vaja mingid riideid ja siis ma ostsin Oonale riideid ja ühesõnaga siuke värk. Ja nüüd saime Katiga kokku ja Kati ostsid mulle porgandikooki. Porgandikooki, sõime kooki ja jõime kohvi ja nüüd lähme koju. Kassi ja koera juurde. Kassi ja koera juurde, jah. Ühesõnaga ikka tihe päev. Täna on natuke nagu puhkuse päev. Tööd ei ole täna teinud. Tati, lähme koju. Kuidas jooks oli? Kuidas tänane jooks oli? Lühike. Mis see kava järgi oli täna? 3 kilomeetrit ajaga 6.31. Okei. Kati teeb selle mingi äpi järgi. Seal on äpp on pannud treeningplaani. Siis ta teeb selle järgi trenni. Täna oli 3 kilomeetrit. Eile oli palju? Tempo jooks oli täna. Eile oli 8 kilomeetrit. 8, okei. 7.31 ajaga. Sa jooksid täna kiiremini, jah? 5.40. Okei. No, hoog oli sees. Tunne oli hea või? Tunne oli kõva. Kuidas tunne oli? Kuidagi kerge oli. Okei. Aga ei, me seda muidugi ei tea, kui kaua niimoodi jaksaks nii sellise tempoga joosta. See on nagu tennis. No jah. Kuidas sul jooksmisega? Pahasti. Pole käinud täna jooksmas veel, aga ma peaks minema, ma saan aru. Hea ilm on. Ilm on hea, jah. Jahe. Isegi see vism oli jube mõnus. Käin Bertaga ära ja siis lähen äkki. Sööme ka ikka. Ja siis sööme ja siis ma käin võib-olla Keilas korra ja siis pärast lähen õhtu lähen. Ja võib-olla õhtu lähen. Võt. Lähen Bertaga. Berta. Jaa, tuletame teile meelde, et teie lemmiklooma Berta viimasest vaktsineerimist 25. juunil on möödunud aasta. Ootame teie looma kordus vaktsineerimisel. Oho, kiri. Päris äge. Siuke. Okei, väga äge. Lahe. Ma ei mäletanud üldse. Peame niikuinii kassiga minema. Oo, väga äge. Niimoodi saadavad päris kirja. Mis siin veel on? Siin on üks vana siin. Seda ma käisin juba järgi. Okei. Berta oli tubli. Ta oli minuga koos. Tuli hea meelega niimoodi. Jah. Kuidas Berta ja kass on hakkama saanud? Väga hästi. Selles mõttes, et kass teeb oma kassi asju ja koer teeb oma koera asju ja kumbki üksteisele kõrri pole hüpanud. Jah. Kass tahab Bertaga mängida, siis ta käib tal järel ja paneb vahepeal Bertale käpaga vastu perset. Ma arvan, et nii ongi hea. Ja. Siis on nagu Bertal ka mingi tegevus vähemalt. Ja. Bertale väga ei meeldi see kass. No ta kannatab ära ta. Berta kannatab kõik ära. Berta on siuke nagu koer. Turukoer. Ka kui kass ikkagi seda kõrva lakub, siis Bertal on kumbel. Kass lakkus Berta kõrvale korra. Siis Berta oli päris hea. Ma arvan, et need on suured sõbrad. Kass on vähemalt enam alguses ta sisises Berta peale. Aga nüüd ta juba nagu võtab teda omaks. Teiega nagu on sõber taga.
on nii, Berta või?